tere, aitäh! No nii, Kristjan, ütle lühidalt ära, mis mees ja mida see tähendab spordibioloog? Spordibioloogia, kui võtta kaks sõna, et sport on kehaline aktiivsus, milles on alati olemas selline võistlusmoment, et kui me spordime, siis me ikkagi peame silmas seda, et peaks naabrit võitma. Bioloogia üritab vastata küsimusele, mis asi see elu on. Nüüd, kui kaks asja kokku panna, siis hakkabki tekkima, et see sport ei ole ainult mitte võitmine, vaid ta on ikkagi elukvaliteediga seotud tegevus. Ja spordibioloogia üritab siis kaasata seal alates keemiast, füüsikast, sotsioloogiast, psühholoogiast kõiki neid aspekte, et seletada ära, et mida see siis liikumise tulemusel kehas peaks juhtuma, et öelda, et on elatud hästi ja elu on rõõmus olnud. Ja Kristjan, kas siin võib kutsuda siis rohkem spordibioloogiks, teaduriks, professoriks? Sõltub, kas sa mulle palka maksad, siis ma olen professor. Kui ma olen lihtsalt vestluskaaslane, siis arvatavasti pigem sellise spordibioloogia teadlase piiri peal, et ikkagi üritan vastata, et mis värk on. No nii, Kristjan, täna meil on siis selline teema, kuna meil on elekter tänase rattalaada teema, siis tahaksime rohkem rääkida elektriliste liikumisvahendite mõjust tervisele. Et jalgratas, elektriline tõukeratas on välja tulnud, ma vist rohkem vahendid ei tea, et nende mõju. No ja on täiesti erinev mõju, et elektrijalgratas on ikkagi see, kus me jalgadega tööd teeme. Ja elektritõuksi puhul me lihtsalt üritame tasakaalu hoida ja edasi liikuda. Mõlemal juhul üritatakse elektri abil energiat kokku hoida inimeselt. Ja nüüd tekib küsimus, et kas see energia kokkuhoid on kasulik. Kõikidele kindlasti mitte, et me ju üritamegi inimesi aktiivsemaks saada ja pakkudes talle seda sõidurõõmu. Aga osa inimesed kardavad, et see lävend on väga kõrge. Ja nende jaoks on alustamise jaoks kindlasti see elektriratas aitab selle tunde saavutamisele kaasa. Aga elektrijalgratas sisuliselt ei lahenda siiski terviseülesannet, ta on ikkagi loodud rohkem transpordiülesande lahendamiseks, et kui me vaatame, et linnad on üha rohkem autostunud ja autod on ummikus ja sa saad jalgrattaga kiiremini punktist A punkti B. Et siin ei tasu segi ajada seda, et see jalgratas, kuhu on elektrimootor külge pandud, tingimata terviseülesannet lahendab, aga tervise probleemid ei saaks nagu kõrval kaita. Nüüd, kui me võtame siis elektritõuksid ja kui me vaatame natuke suuremat riiki, näiteks USA, kus on lihtsalt tõukside sagedus on populatsioonis suurem, siis seal ollakse väga mures. Elektritõukerattaga juhtub üks õnnetus enam-vähem iga 5000 sõidu kohta. Mis tähendab, et kui me tüüpiliselt sõidame kodu, töö, võib-olla pood ja kodu tagasi on see tüüpiline tsükkel päeva jooksul, läbitakse Euroopas enam-vähem keskmine inimene, teeb selle ringi ära umbes tunni ajaga selle tööpäeva sees ja sõidab kokku umbes 30 kilomeetrit, nii et me võime arvata, et kui me asendame selle siis elektritõuksiga, siis see oleks umbes 4 aastat õnnetus inimese kohta. Aga kui me paneme neid inimesi hästi palju linna sisse, siis igal nädalal juhtub õnnetusi tõukerattaga, millel on elektrimootor. Ja USA statistika ja osa Euroopas hakkab ka esile tulema, et umbes pooled vigastustest on seotud peakahjustusega. See on tõsine. Umbes kolmandik vigastustest on luumurrud ja umbes 1/4 on siis pehmete kudede kahjustused. Nii et see risk on päris suur. Ja just sellepärast, et ta paigutatakse inimeste keskele. Ja ta nagu inimesed ütlevad, et ei ärge tulge tõuksiga siia kõnnitee peale, et minge autode vahele. Ja vot siis ongi sellises ei kellegi maal, et see on päris ohtlik. Aga kui sa oled jalgrattaga, siis sa oled ikkagi peamiselt ikkagi selles ruumis, mida on käsitletud rattasõiduna üks liiklusvahend teiste kõrval. Ja kultuuris on ikkagi instinktid selles suhtes, et seda ratturit natukenegi teeservas elusana hoida. Et ma usun, sellepärast tasub seda elektrimootoriga jalgratast käsitleda ikkagi oluliselt positiivsema nähtusena kui tõuksi. Ja kui sa sellised näited tõid, ma
ma ei tea, et Eestis oleks kiiver kohustuslik tõuksidel, aga kas Ühendriikides siis tänasel päeval juba on kohustuslik, et No, Ühendriigid on selline vaba föderaalriik, kus osariigid võtavad seda otsust vastu, mitte ei võta keskvalitsus. Ja seal räägitakse küll osariikide kaupa, et me peaks midagi tegema, aga noh, neid surmajuhtumeid on veel liiga vähe, et seadusandja hakkaks mingite muude olemasolevate probleemide kõrval sellega tegelema, aga seda juttu on vähemalt piisavalt palju, sest et just see ülevaade, mis ütleb, et kui pooled traumad on seotud peakahjustusega ja öeldakse, et nendest peaaegu et 90% oleks ära hoitud, kui kiiver peas oleks, siis väga tark ei pea olema, et järeldada, et see kiiver tuleks pähe panna. Aga samas tuuakse ju vastuargument, et Hollandis enamus inimesi sõidavad ilma kiivrita ja neid traumasid väga palju ei juhtu, et kuidas siis seda argumenteerida. Ja ma mäletan ühte uuringut, kus oli siis selline testsõitja, kes sõitis tee ääres ilma kiivrita ja juuksed lehvisid. Ja tuli välja, et temast sõidab auto umbes 15% kaugemalt mööda kui ratturi moodi inimesest, kellest pannakse nagu siuhti, nagu sellist angerjast mööda, et mis on palju ohtlikum. Need tihtipeale, kui sa oled ilma kiivrita ja lillelises kleidis, siis ollakse juba autojuhti oma auto pärast on juba kergelt ettevaatlik. aga kas see uuring viidi läbi just Hollandis või? Ei, see ei olnud Hollandis, see oli minu arvates kuskil Euroopa riigis, ma saan üle kontrollida, aga et see sõnum oli igal juhul selles, et kui sa oled ilma kiivrita, siis sa oled üldiselt natuke ohutumas tsoonis. Välja arvatud juhtum, kui juhtub see kukkumine. Kiiver ei hoia sul seda kukkumist ära, et kukkumise puhul kiivrist on kasu, aga seda liiklusolukorras kiivri olemasolu või puudumine signaliseerib midagi sinu sõidukultuurist. Ja see paistab, et kelle kiiver peas on, see teab paremini. Et see oli see sõnum. Aga mis sa arvad, kas tõuksid on, ratas on kindlasti oluline, ratas täidab oma sellist eesmärki ja on ka autojuhtidele palju nii-öelda loogilisem nähtus liikluses, aga nüüd tõukerattad, elektrilised tõukerattad, mis arendavad täna kiirust, ma olen ka ühte proovinud 25 kilomeetrit tunnis, ehk päris kiiresti saab sõita ja tõepoolest üsna kaitset oled seal peal ja lisaks pead ju sõitma ka nendel tänavatel, kus sõidavad ja kõnnivad jalakäijad ja sõidavad ka ratturid ja autodele päris ei lähe, et tegelikult pole päris sellist head kohta ka, kus nendega sõita, et linnad on küll erinevad, mina proovisin Pärnus nagu oli midagi loodud, aga ma mõtlen ette, et kui siin Tallinnas sõita, siis kas siin ei olegi keskkonda, kus nendega sõita? Vanade linnade probleemiks ongi see, et see vanad linnad on kujunenud hoopis teistel eesmärkidel kui liiklusülesanne, vaid inimesed on kõndinud see tänavate vahel, võib-olla hobusega midagi veetud. Ja vanades linnades lihtsalt sellele liiklevale voole ruumi teha on probleemne. Kui sa vaatad uusi linnu, siis uued linnad on, teedevõrgustik on enam niisugune ruudustik. Vanad linnad on nagu puuvõrestik. Ja selles ruudustikus on seda linna planeerimisel arvestatakse kõigepealt autode liiklust. No ja siis võib juba öelda, et sinna saab selle ratturi ka kuhugi kõrvale sokutada. Aga nendes vanades linnades üritatakse see autod välja hoida ja üritatakse see võib-olla manuaalsem liikumine või kondijõul liikumine sinna juurde tuua. Aga see 25 kilomeetrit on tegelikult seadusega piiratud, et see on enam-vähem vastab sellest kiireks jooksuks. Et kui sa kiiremini sõidad, siis sa kõnniteel ei tohiks minna, siis sa pead kohe olema seal liiklusvoos. No tehniliste oskustega inimesed suudavad ka seda ületada, et neid tuunitakse kiiremaks ja suurendatakse tegelikult seda ohtlikkust. Aga jah, et kuna lahendatakse mitte inimese probleemi, vaid lahendatakse ikkagi transpordiprobleemi. Ja siis on näha, kuidas see tehniline seadeldis, mis on kogu aeg tänavavoos olnud jalakäijatest lahti ühendatud, et kuidas see tehniline aparaat liigub üha rohkem inimeste kõndijate vahele ja selleks see tõuks ongi, et on hästi madala levendiga, keegi veel ei saa aru, et kas ta on ohtlik või mitte. Ja nüüd hakatakse aru saama ja nüüd hakkab tekkima neid regulatsioone, mis mõnes kohas ära keelavad ja eriti huvitavaks pidada inimeste enda reaktsiooni. Siin just äsja oli USA's peeti kinni üks mees, kes oli ühe öö jooksul kahjustanud 100 tõuksid ja ta üritas rikkuda nende pidurisüsteemi. Kuna talle viskas tõesti üle, et neid tõukse jäetakse igale poole, tänaval ta on võib-olla paar tükki on temale otsa sõitnud ja tal oli täitsa missioon, et tõuksimehed teise ilma saata. Et selline reaktiivne käitumine iseloomustab ka, et me oleme väga varajases faasis, et me ei ole kokku leppinud, et mis on
tõuksist saadav kasu ja mis on selle ühiskonna makstav kulu. Aga näed, üldiselt inimesed õpivad ainult vigadest, et ega see planeerimine siin väga ei aitagi. Ja peab tunnistama, et tegelikult tõukside jaoks täna keskkonda ei ole ja need tõuksid ongi tekkinud nagu lihtsalt juurde, aga tegelikult kohta ei ole ja nüüd tundub, et see küsimus nagu selles ongi, kas see koht ikkagi seal inimeste ja rattateede vahel leitakse, sest ma küll ei kujuta ette, et tõukside jaoks tehakse juurde infrastruktuur ehk eraldi rada. Seda ei saagi enamus kohtadesse teha, sest ei ole ju ruumigi teha. Seda võib vaadata Hollandist, kus alustati seda jalgrattakultuuri, nüüd võib öelda, et 1,5 põlvkonda tagasi. Ja tänaseks me imetleme, et milline on Hollandis, osa Rootsi linnades, Taani linnades, see on pikaajaline ettevõtmine. Sa saad suunata liiklust ümber, sa saad linna kujundamisel midagi arvestada, et kus keegi sõita või liikuda saab ja siis me näemegi, et inimesed on täiesti harjunud selle miks Hollandis hommikul tuleb siuke ratturite voog, sa seisad seal tee äärest ja siis vaatad, kedagi ei ole, lähed üle. Neid õnnetusi ei ole ja selle rattavoos on siis emad väikeste lastega, kes hommikul lasteaeda viiakse. Et ma arvan, et see võtab aega ja kui inimestel on soov lahendada, nad leiavad, et näiteks see tõuksi liikumises on mingisugused sellised hüved, mis ületavad seda autoliikluses olijaid. Kuna auto on kallis pidada, sa liigud palju aeglasemalt ja siis kui sa seisad seal keset linna, siis sa saastad ka seda keskkonda, siis ühel hetkel näiteks öeldakse, et tehakse mingi selline programm, mis stimuleerib tõuksi kasutamist lihtsalt liiklusülesande lahendamiseks. Siis võib-olla võetaksegi üks autorada, allutatakse lihtsalt tõuksile ja teised autod sõidavad kas samasuunaliselt ühe raja peale, siis mingi naabertänav on siis teistpidi autoliikluse jaoks tehtud, aga tõuksid saavad panna selle raja peale. Inimese laius on ju teada, et kui palju on siis vaja temal liiklusraja laiuseks. Et selliseid lahendusi kindlasti hakatakse otsima ka nendes vanades taristutes. Aga uued linnad planeerimisel võtavad juba arvesse, et kui saadad Berliini, mis pommitati suhteliselt moosiks, et seal osa Berliini linnaosasid täiesti arvestavad kogu aeg, et see tee servas on krobelisem pind, kus siis jalgrattaga sõidetakse, kuna kõndida on ebamugav. Ja niimoodi vaikselt suunataksegi seda liiklusvoogusid, et üritatakse aidata kaasa sellisele multimodaalsele liikumisele. Ja nüüd, kui hakkab üha rohkem tulema see sõnum, et aga see jalgratta liikumine aitab ka tervisele kaasa, siis ta lihtsalt kallutab seda poliitilist või hüvede otsingut üha rohkem sellise liikumisviisi poole. Ja kui nüüd tõuksede juures tulla rataste juurde siis tagasi, et nii elektriratas kui tavaline, täna meil elekter teema, aga nendel elektriliste ratastel tundub nagu selline tulevik palju ilusam olevat või lihtsam keskkonda neid panna, nagu ütleme, et enamus linnades on see täna juba võimalik, aga tõuksedel nii lihtne ei ole. Nii et kui nüüd minna rataste peale tagasi. Jah, rataste puhul on esiteks see harjumuspärasus on ja et nad kõnniteele ei roni, nad on ikkagi liiklusvoos ja see hüve tuleb kohe esile, et see ratta liikumises on natukene rohkem koormust kui kõndides ja natuke vähem koormust kui ilma elektrimootorite rattata. Ja näiteks sõltub, et uuringud näitavad ka, et kui sa oled sellises kultuuriruumis või ütleme geograafilises keskkonnas, kus on tasapind, siis see efekt tegelikult on suhteliselt väikene. Ja see motivatsioon seda elektriratast, see investeering on ikkagi päris suur, et seda elektriratta omamine hakkab saavutama sellist ratsionaalsust siis, kui tekivad mõned mäed juurde sellesse liiklusvoogu. Ja seal on jällegi vastupidine probleem ka, et kui me vaatame, et selle elektrirattaga saab vähem ettevalmistatud või vähema kehalise tublidusega inimene ja päris palju räägitakse ülekaalulised inimesed, et nad ütlevad, et meie ratta peale ei roni, aga see elektriratas järsku ma sellega prooviks, et nendel on kindlasti see vägagi kasulik. Ja siis nende najalt hakatakse tooma neid näiteid, et aga see kasu kandub nagu kõigile üle. Siis tegelikult ta ei kandu üle, see on üks omapärane probleem, et kui elektrirattaga sõites sa kulutad natukene rohkem energiat kui kõndides, aga sa jõuad sellesse sihtpunkti kiiremini, umbes 4-5 korda kiiremini. Järelikult, kui sa kõndides selle sama distantsi läbiks, siis sa kulutaksid veelgi rohkem energiat. Nii et see argument, et ta tingimata igale inimesele nagu tervist parandab, on suhteliselt õhuke. Et tasub ikka kõndimisele ka mõelda.
aga kas siin ei peitugi selline risk ka, et kui tulevad uued asjad turule, siis turundatakse neid ka nagu vanemad unustatakse ära ja uusi asju ikka turundatakse ja märkamatult Tartus rattaringlus, nüüd on rattaid linn täis ja üle poolte kindlasti on seal elektrirattad. Ehk et tegelikult tuuakse nagu jõuga, tuuakse täiesti uued isendid sisse ja nüüd me hakkame kõik neid nagu suure hooga kasutama, tunneme, et oleme saanud kõvasti kasu. Aga sa just ütlesid, et tegelikult see kasu ei pruugigi see kasu olla. Jah, me teeme otsuseid ju emotsionaalselt, et me õpime alles vigadest, et just see, et me ennast ära lööme, siis me mõtleme ja ütleme, et kaal ei langegi nii nagu lootsin, et kõndides langes rohkem näiteks. Aga samas on jällegi, et see on selline analoogarvuti, mis otsib kogu aeg optimumi, et ta otsib, et mis see lahendus lõpuks on ja me näeme, et kui sa saad kiiremini läbida selle distantsi, siis sa läbid pikemaid distantse. Et see vanast ajast on teada, see on tõesti vaadatud seal peaaegu et viimased 2 sajandit, et isegi linna suurus on määratud sellega kui linnamüüride paigutus, kus siis hakkab see, et on võõras maa ja peaks ennast kaitsma. Et kui palju inimene keskeltläbi päeva jooksul on nõus liikuma. Ja siis tuleb välja, et sõltumata ajastust on umbes tund aega. Et kui sa kõnnid jalg, siis umbes 5 kilomeetrit on selle linna raadius, et sa saad enam igasse punkti selle umbes tunniajase kõndimisega. Ja nüüd, kui me hakkasid tekkima autod, siis see linn läks kordades suuremaks, aga jällegi üle tunni aja, kui inimesed peavad transpordisõlmes olema, siis nad otsivad uut töökohta. Ja Euroopas võib-olla 5% inimestest on need, kes sõidavad umbes 1,5–2 tundi hommikul tööle, aga õhtul koju ka. See tähendab, sul on enamus sotsiaalsest elust toimub ka autos, et see ei ole väga hea. Ja nüüd see jalgratas võimaldab siis sul suurendada sotsiaalset kontakte võrreldes sellega, et sa kavatsed nagu jalgsi tööle käia või bussiga sõita. Et see jalgratas annab hüvesid, mida inimesed ise ei ole seni arvestanud ega ei ole kogenud. Ja kui seda natuke kombineerida, siis ikkagi selle tervisliku aspektiga, et ma arvan, et need hakkavad lihtsalt paika loksuma, et kus on see hüve, mida saadakse ja kus on see ebamugavus, näiteks ratta hoidmine, ta on kallis ratas, laadimine ja kõik see infra on lahendamata. Siis hakkab ikkagi lõpuks kodus olema niimoodi, et sul on garaaž, et kus olid muidu tavarattad, et on sul seal linnaratas, siis oli maastikuratas, siis on ka kõvemal, ütleme, harrastajal on ka võidusõiduratas. Nüüd siis hakkab elektrirattaid ka niimoodi juurde tekkima, et garaaž peab igale pereliikmele. See on üks naljakas, kui isejuhtivatest autodest räägitakse, et kui sul on isejuhtiv auto, siis sul autot tegelikult pole vaja. Sa vilistad ta kohale, ta viib sind sinna, kuhu tahad, pereliikmed viib ka ära ja miks sa kodus autot hoiad, kui auto kasutusajast 95% ta seisab ja amortiseerub. Et kasu sellest autost sellel ajal ei ole. Ise liikuv auto on kogu aeg liikumises ja ta lihtsalt viib kõik inimesed kohale ja nüüd seda sama loogikat on hakatud kasutama või üritatakse rakendada. Ma ütlen, USAs on üks projekt, kus üritatakse teha ise juhtivad tõuksid. Et inimene lihtsalt astub sinna peale ja viiakse ta ohutumal moel kohale. Et see on jällegi üks, et selle sama küsimusele tagasi tulla, et järsku sul ei ole vaja seda kodus, vaid sa vilistad ta kohale. Ja võib-olla sa ütled, et lülitad välja, et ma sõidan seekord ise, et seal ongi, et madala sekkumisega ja kõrge sekkumisega või mitte üldse sekkumisega, aeg-ajalt tahadki natuke trenni teha. Aga sa ei pea seda omama, ta lihtsalt ilmub sulle kohale. Et me jällegi näed seda tulevikku, seda stsenaariumit on praegu raske ette kujutada, aga see ei ole välistatud. Jõuame ulmefilmi, kus ei pea enam üldse maapinnal sõitma, vaid hops, natuke kõrgemal ja õhk on vaba. Seal on kõvasti ruumi. Seal on kõvasti ruumi ja kui sa vaatad Elon Musk näiteks, mida ta teeb, ta üritab maa alla minna oma torustikuga, see Boring Company, siis Uber räägib lendavatest taksodest 1-2 aastases. Jaapan kavatseb järgmisel aastal lendavad taksod kasutusele võtta. Et tegelikult see 2-dimensionaalne liiklusülesande lahendamine on täiesti juba umbe jooksnud, et ta on väga ebaefektiivne. Ja kui me vaatame oma veresooni, siis veresooned täidavad meil selle tänavavõrgustiku 3-dimensionaalselt, et kõik rakud saaksid oma vajadused rahuldatud. Ja me näeme, kuidas linn ka läheb 3-dimensionaalseks, et ta ei ole enam mitte ainult selline laiali valgu, vaid ta üha rohkem ronib ülespoole. Infovahetus käib juba traadivabalt, kanalisatsioon, aga inimeste kohale toomine. Siis hakkabki tekkima see, et me otsime instinktiivselt seda 3. dimensiooni selles liiklemises.
ja noh, ajaloost on teada ju neid näiteid ka, kus on üritatud jalgratta peale see propeller panna, et vändata ja tekitada endale helikopter. Ma seda ei tea, kas see hakkab lendama, aga näed, see on see pürgimus. Tuli see teater meelde, kus mees leiutas kogu aeg, oli see Kibuspuist, oli seal osas kuulsuse narrid. Seal ta üritas ka ikkagi õhku saada, aga seal ta ei saanud. Ürgne pürgimus, jah. Jaa, aga linnad on nii palju erinevad, kui tulla nüüd selle Tartu näite peale tagasi, et Tartu suutis tegelikult suhteliselt lihtsalt käivitada selle nii-öelda siis targa linna kontseptsiooni, ehk et vist isegi igal juhul parklad tekkisid, kõik kasutavad, kui nüüd tulla näiteks pealinna peale, siis mina väidan, et siin nii lihtne ei ole. Mida suurem linn, seda raskem on neid muutusi esile kutsuda. Et samas võime rääkida Eestist kui väikesest dünaamilisest riigist, et miks Eesti ei saa nende asjadega hakkama, aga meil ei teki seda kriitilist massi. Me võime olla dünaamilised, aga meil ei teki seda kriitilist massi, mis öeldakse, et oi, nähtus ongi olemas. Sul võib olla mingi Hiina linn, kus on 1 miljon inimest ja see nähtus tekib lihtsalt seetõttu, et 100 000 inimest hakkavad seda tegema. Ja siis ta saavutab selle jõu. Ja see ei ole ainult inimese tahe, kas seal on kogu see ettevõtlus, kogu see taristu, mis hakkab teenindama, see peab järgi tulema. Ja kui praegu näiteks laadimisjaamad järgi ei tule, siis entusiasm surebki sellesse, et saabub, nii nagu on nende pulsimõõtjatega aegade jooksul näidatud, et esialgne entusiasm on hästi suur, kui esimest korda aku tühjaks saab või vanasti oli patareisid tuli vahetada. Läks nädal mööda, läks 2, ei jõudnud poodi ja siis tuligi välja, et ei olegi rohkem vaja. Ja siin ka sul on vaja ühte sellist käitumuslikku katkestust. Ja sa leiadki, et ma saan need oma sama selle liikumise alternatiivselt juba ära teha. Et me peaks tekitama selle tegevusvoo, kus kogu see toetav taristu ja toetavad teenused ja kultuuriruumis see väärtuste välismälu, mis ütleb, et mina ka ja vaata, kui palju huvitajaid asju veel sünnib selle sama tegevusega, uusi mänge tekivad juurde. Et see on ikkagi tervikpilt. Ja ma võin tuua näite, mis on võib-olla hästi õpetlik, on Segway. Kui palju Segwaysid sa oled näinud tänavaliikluses? Väga vähe, just seetõttu, et kui vaadata 2002, kui see Dan Gamion, kes Segway välja mõtles, et ta kirjeldas, kuidas Steve Jobs, kui ta rääkis Steve Jobsile, Steve Jobs ütles, kuule, et ma ostan ära, et take me in. Et see on tõeline revolutsioon ja siis ta kirjeldas ka, et kohe on tulemas, ja minu arvates oli see kas novembris või kuskil kuulutati välja, et kohe on tulemas absoluutne revolutsioon inimeste transpordis. Ja ta tõi selle Segway turule ja väga paljud ütlesid, et see on tõesti see äge asi, sisult elektritõuks. $4000 ja keegi ei teadnud tegelikult, mida sellega teha, harjumust ei olnud, seda kultuuri, seda stsenaariumit ei olnud läbi üldse mõeldud ja Segway floppis. Nad ise arvasid, esialgses äriplaanis oli, et nad müüvad umbes, kui nad saavad selle püsti, nad müüvad umbes 10 000 Segway'd nädalas. Nad müüsid 2 aastaga kokku 10 000 Segway'd. Aga kui sa kavatsed 10 000 nädalas müüa, siis sa oled juba selle tootmise üles arendanud, see on jube kulukas. Ja see kõik sõi nende kasumeid, kuni ta vist 2009 müüs selle ühele britile ja see briti omanik sõitis Segway'ga kaljult alla surnuks, nii palju sellest Segway story'st, aga näed, see näitab natukene seda tõuksi lugu ka, et ta on juba korra kordunud ja meil ei ole olnud oskust, mida sellega peale hakata. Tõuksi hind on õnneks jube madal, aga sealt võib midagi näha, et inimesed sõnades loovad selle tohutu ilusa maailma, aga oma praktikas on nende maailm palju kirjum ja probleemide rohkem ja see nii lihtne ei ole. Ja samas, kui mõelda nende, sa ütlesid, et tõid pulsi kella näite, et aku saab tühjaks ja järgmine hetk sa jätad selle vahetamata, siis saad aru, sul ei läheks seda vaja. Nüüd kõik need rattad ja kõik need tõuksid vajavad samamoodi ju elektrit ja nüüd tulla autode peale, siis täna tegelikult ju poliitilisel tasandil kirjutatakse ette, et kindlasti on vaja seda kõike vähendada, me peame elektri peale liikuma ja lõpuks tuleb välja, et tegelikult meil pole seda taristut, et autotootja suudab auto valmis teha,
aga küsimus on selles, kes taristu teeb. Et mul oleks ka seda mugav kasutada ja ma tõesti saaks võimalikult kiiresti neid asju nagu laadida ja tulla nüüd ratta laadimise juurde, siis tegelikult tuleb see aku ju kaasa võtta kuhugi. Aga no ma viin auto garaaži või viin garaaži selle ratta, unustan aku võtta. Hommikul tahan ju minna tööle või poodi aku laadimata. Siis kõnnin jala, saan aru, et jala on ikka väga hea. Ei, see modaalsus ongi see, mida me ei taju selles vestlevas või endale loovates piltides, kuidas ma hakkan seda kogu aeg kasutama. Aga mäletame, kuidas ju mobiiltelefonidega näiteks kohvikus hakkas, inimesed ei saa enam vestelda, kui neil on autab, et 10-15% on akut, et lihtsalt, et enam ei suuda keskenduda. Ja siis hakkasid kohvikud hakkasid pakkuma seda akulaadimisteenust ja siis tuli välja, et igal ühel erinevad otsikud, siis tulid need siilid igal pool, kus on 25 juhet väljas. Lõpuks tuli Euroopa Komisjoni selline direktiiv, mis ütles, et kõik peavad olema sama standardiga mikro-USB-ga. Aga see näitab seda, et me hakkame, kui me sellest sõltuma hakkame, siis meil on vaja see energia tarnida. Ja auto on, elektriauto tehniliselt on 4 rattaga tahvelarvuti. Et ta vajab täpselt samamoodi kogu aeg laadimist mingil hetkel, et ta ei ole niimoodi, et sa lähed bensujaama või kütusejaama, et see laadimine on päris pika kestvusega, et kütusejaama see töötsükkel on umbes 5 minutit, on see laadimise kogu fenomen ja kui sa käid sealt, ostad natukene seda muud kraami, mida seal müüakse, mis on peamiselt võib-olla on üldse see kasumit loov asi, siis kui sa elektriautot hakkad laadima, siis sa jätad sellisena vähemalt pooleks tunniks selle kiirlaadimisega ja siis sa pead selles keskkonnas saama hoopis teistsuguseid teenuseid, kui seda praegu saad. Ja seetõttu luuakse sellised stsenaariumid, et ei, aga meil on kõik elektripostid saavad olla sul auto laadimise kohad. No aga kas nad linna sees siis hakkavad autod kuskil teeservas valgustusposti all seisma, et need on need sündmused või olukorrad, mis tuleb arvatavasti läbi mängida, et kuhu sobib, kuhu ei sobi, lihtsalt fantaseerimine siin arvatavasti lõplikku vastust ei annagi. Sa tahad öelda, Kristjan, et need kütusejaamad, mis täna siis Tallinna-Tartu maanteel on, et need hakkavad kasvama nagu suured kaubanduskeskused, et... No nad ei saa kasvada, aga mis saab kasvada või muutuda on kaubanduskeskuse parkla. Et see saab muutuda ja me näemegi, et need muutuvad seal servas, hakkavad olema need laadimispunktid, et sinna inimene tuleb kauemaks. Ja siis see kütusejaama modaalsus on hoopis teistsugune, et ta on liiga väikese pinna peal, ta on tohutu strateegiliselt kalli koha peal, aga sinna ei saa väga paljusid autosid ju paigutada. Et see ongi see parklate, ütleme, kaubanduskeskused on muutumas nendeks laadimiskeskusteks. Aga samas ei ole ju see infra poole pealt, kui ma ostan selle elektriauto endale, siis tegelikult on see väga suur oht, et ma unustan Tartus laadimata ja mul on vaja kuskil laadida ja ma ei saa laadida. Ja vändata sa ei saa ja jalgratta puhul sa saad vähemalt alternatiivselt vändata koju. Et see on see limp mode, et kus sa saad siis super aeglaselt liikuda, aga et ta hoiatab juba ette. Et jällegi need on need, mis praktika esile toob, et kui selle peale ei mõtle või sul on kiire, siis selle Tartu maantee peal peab olema mingisuguseid punkte, kus laetakse või peab tekkima teenusvõrgustik, mis toob sulle selle tasku akuga piisavalt elektrit kohale, et sa saaksid sõita järgmisesse punkti. Aga see tähendab ikkagi lõppkokkuvõttes seda, et kui me räägime elektrirattast ja autost ja ka tõuksist, et tegelikult tänu sellele, et infra on välja arendamata ja suure tõenäosusega see ei arene ka lähiaastatel niimoodi välja, et ma tunneks ennast kuskil, ütleme, et lõunapiiri ääres või kaugematel aladel turvaliselt. See tegelikult ju koondab jälle inimesi linnadesse, kuna infra asub seal. Ja kuna mul on just need seadmed, siis ma ei saagi sellest linnast nagu välja liikuda, linnad peavad kasvama, aga tegelikult see keskkond seal linnas ju paremaks ei muutu. Keskkond muutub keerulisemaks, isegi elektriautode puhul hinnatakse, et kui nad peaksid välja vahetama sisepõlemismootorid, siis sellel hetkel, kui nad tulevad, nad suurendavad autokoormust umbes 1,5 korda, ehk ummikud kasvavad. Et kuna ühtedel on need vanad olemas ja osad tulevad uutega, ja kuna uutega saab rohkem sõita, et eriti see isejuhtiv auto, kus ta on kogu aeg liikluses. Ja siis on isegi toodud selliseid näiteid, kui sina oled isejuhtiv autoga, sul on vaja poes 20 minutit olla, siis sa vaatad, et parkla hind on juba suur, et tule tagasi 20 minuti pärast. Siis isejuhtiv autodel on per kilomeeter see energiakulu väga väike. Ta hulbib ringi seal kuskil läheduses ehk tekitab ummikuid, seal on hästi palju ilma juhtideta või ilma klientideta autosid. Ja lõpuks vilistata kohale, et nüüd on mul piim ja vorst ostetud.
Ja see on see üleminekuperioodi kriisid, mis hakkavad tulema ja siis ei ole teada, et kes see poliitiliselt jõulisem on. Osa on väga reaktiivsed inimesed, kes lähevad haamritega ütleme kangastelgede vastu, et võib ka juhtuda nii, et öeldakse, et me endiselt tahame ja suur tööstus on taga ka, autotööstus, naftatööstus, need huvigrupid on päris suured, nii et me ei tea, milliseks see agressioon kujuneb. Aga kindlasti käib läbi kriisi, et me ei ole loota, et meil mingi väga selline sõbralikult see üleminek toimuks. See oleks võimalik ainult siis, kui liiklus viiaks nüüd 3-astmeliseks, et maa alla, maa peale ja õhku ka, et siis on vähemalt ruumi kuidagi ära jagada need etapid. Ta muutub tõhusamaks, aga siin on jällegi ajaloost on teada, see põhimõte on selles, et kui sul miski asi muutub tõhusamaks, siis seda hakatakse rohkem kasutama. Et inimesed lihtsalt on rohkem siis nendes 3 ruumis. Iseküsimus on, et kas nad on otstarbekad seal või mitte, aga me hakkame rohkem kasutama juhul, kui miski asi muutub käepärasemaks. Ja tervikkulu kogu sellele ühiskonnale kasvab. Aga see ei tähenda, et see, ütleme, seda heaolu samal ajal ei kasvata, et ega me ainult nii ei tee, et suurendame kulusid ja elu läheb kehvemaks. Aga lihtsalt, et öelda jällegi, et tõstame 3 kihti, et siis on probleem kadunud. Ei, tekib lihtsalt suurem, need torud täituvad kiiresti. Aga samas, kui me räägime siin nüüd rattast, jõudsime siin korra käis sõna agressioon läbi, et siin maailm on kogu aeg avatud agressioonidele ka ja tänasel päeval ka midagi toimub, aga raha liigub ju nende arenduste ja ütleme, et nendes valdkondades liigub hästi palju meditsiinis ja sõjatööstuses. Kui ma mõtlen nüüd kiiresti edasi ainult sellele elektrilisele ja nende ise sõitvatele asjadele, et see oleks päris ju selline väga suur ohuallikas, kui juba need armee riistapuud hakkavad ka ise sõitma ja ei ole ka vahepeal midagi teha tangile, et sõidab ka mingeid ringe seal ja ma kujutan ette, et see areng võib ühel hetkel jõuda ju nii kaugele ka välja. No selle, et robotite kasutamine sõja või inimese tapmiseks on üks paras eetiline väljakutse, et siin on üle 1000 inimese organisatsiooni pöördunud nende riikide poole, kus tehisintellekti arendatakse, et ärge püssi taha seda pange. Aga nad on juba ammu pannud, et väga rumal on, et meie ei pane, aga nemad on pannud, et selles suhtes ei ole meil üldse siin valikut, et kõik see parem teadmine muutub ikkagi päris kiiresti ka inimestest kaaslaste hävitamise teenistusse. Et siin inimene ei ole kuidagi helge, ta on ikka päris nurjatu selles mõttes. Aga jah, et kõik see tarkus ja kogemus arvatakse, et suures pildis alati tekib meil rohkem, see on üks visionäär tehnoloogia valdkonnas Kevin Kelly, kes ütleb, et ta räägib sellist protoopiast, et progressist ja utoopiast. Ja tema ütleb, et kindlasti jamasid tuleb juurde, aga see hüve natukene ületab seda jama. Et kui me praegust elu jälgime, siis me kindlasti ei tahaks tagasi minna aastast 1800, aga meil on neid jamasid ka rohkem kui aastal 1800, aga neid hüvesid on alati natuke rohkem olnud. Ja tema ütleb, et järsku see tuleviku hüved ikkagi endiselt trumpavad seda jamade hulka, mis kasvab. Nii et me peame mõlemaga arvestama, aga tavaliselt müügihetkel, investeerimishetkel räägitakse ainult, milliseid hüvesid saadakse, et see on natuke enesepettuse või ohtlik teema. Ja kui me enne rääkisime sellest, et see lõpuks, kes ära ostis, sõitis selle Segway'ga alla, et siis saadi aru, et see ei ole, et... Aru saadi varem, et äri väga ei lennanud, aga tema toob nagu sellise... punkti. Jah, peaaegult, et teatraalselt dramaatilise punkti sellele vaatusele. Aga kas, kuna enamus ettevõtjad eesmärk on ikkagi toota võivad kõike, aga müüa ka on vaja, et siis see sama argument, et sellest tuleb järgmine revolutsioon või see tuleb see toode, mida on võimalik hästi palju müüa. Meil järgmine esineja siin kell 13.30 on Ampler Bikes, kes suudab täna, kui ma eksi, siis umbes 90% elektrilisi rattaid müüa välja poole Eestit. Tähendab seda, et seal tarvitakse seda juba palju rohkem. Et Kristjan, tahan küsida seda, et kõike seda teha, kuidas maailmas saab nii palju raha olla, et nii-öelda kõike seda nagu kinni maksta, mis jälle neelatakse lõpuks alla, ei tulnud välja. Et kuidas seda raha nii palju on? Siin peaks üks majandusinimene rääkima, pangandusinimene, et meil laenuga tekitatakse raha juurde. Et sul raha ei ole pangas näiteks, kuigi sul peaks olema garanteeritud. Aga sa tekitad laenuga, vähemalt intressiga tekitad seda rahapilve juurde, mida tegelikult pole olemas. Ja kui eelmine finantskriis oli, mis võttis just rahast väärtust ära, siis mis see hinnang oli, et mingi 13 triljonit maailmast
kustutati lihtsalt ära. Pensionifondidest igalt poolt see kadus ära, see oligi see suur korrektuur. Ja arvatavasti praegu ka, et need lubadused tuleviku raha peale või tuleviku hüvede peale on niivõrd suur, et me võtame seda riski, et me selle riski kaudu ehitame üles selle lubaduse ja siis avastame, et pagan, iga aasta ei tulegi seda income'i nii palju, et suudaks selle intressidki ära maksta, aga siis pankur vaatab ka, et me seda nagu kohe ei saaks nagu allapoole vett lasta, et siin on see potentsiaal olemas. Ja siis hoitakse seda sellises hallis tsoonis, niisugune Nashi tasakaaluks nimetatakse, et kummalgi pole hea, aga kummalgi ei tasu seda olukorda ka muuta. Et see on kindlasti üks osa, et selliseid tohutu rõõmsaid arenguid kõrge konkurentsikeskkonnas, mis nagu ootamatult kiiresti kasvab, need on ikka väga raske meelde tuletada, et enamus on sellise päris pika majandusliku tasuvuse horisondiga. Aga jällegi, ma ütlen, et sellise suurte sotsiaalsete muutuste vaates, et kui inimesed elavad kauem ja kehaline aktiivsus on väga oluline heaoluks, sotsiaalne kontaktide arv ja nii edasi, aga ka tervise heaoluks, siis ma arvan, et inimesed hakkavad ka oma raha lihtsalt investeerima rohkem sellesse, mitte ei ole see kolmanda osapoole, et kes ettevõtlusest üritab raha saada, vaid inimene ise ütleb, et mulle tundub, et näiteks see jalgratta ost on mulle õigustatud. Ja isegi kui ma kahju kannan, siis kas seda rõõmu saab alati rahasse ümber panda. Siin on näha harrastajaid, kes ostavad päris suures koguses päris kallist kraami. Ja keegi, kes seda ei teeks või on kõrvaltvaataja, ütleb, et kas see särk peab nii kallis olema? Ei, no jah, aga sa ei saa aru, peab küll. Et see hüve, mis saadakse, et seda ei saa alati otse nagu rahanumbrites kirjeldada, et arvatavasti ületarbimine on selline ju kapitalismi rattaid õlitav nähtus. Ma mäletan ühte Saksa uuringut, kus öeldi, et inimestel kodus, seal peeti naisterahvaid silmas, aga arvatavasti meesterahvaid ja rattureid ka kindlasti on selliseid, kellel on kodus umbes kolmandik riideid, mida ta pärast poest ostmist pole kordagi selga pannud. Aga see osturõõm sellel hetkel ja see fantaasia, et siis, kui tuleb see sündmus, et siis ma panen selle selga, et see täidab selle elukvaliteedi dimensiooni, mida sa ütledki, et see asi on väärtuslikum kui see numbrid, mis selle sildi peal on kirjutatud. Et ma arvan, et see on üks majanduse enesepetmise või ma ei tea, kas see enesepetmine isegi on, aga mingi sellise hüve otsing on see, mis seda elus hoiab. Kristjan, aga kui rataste juurde nüüd tagasi tulla ja meil täna siin on väga palju neid, kes pakuvad inimestele võimalust tulla spordivõistlusele võistlema ja tahaks nüüd tulla just siia sport ja see nii-öelda siis liigne treenimine. Kus see piir siis läheb, et nüüd on võimalus, et ma tahan hirmsalt rattaga sõita, iga päev sõitsin nii-öelda mitte elektrirattaks, tavalise rattaga kogusin kilomeetrid, aga nüüd saab juba ühel hetkel palju, siis võtan elektriratta, teen kergemad päevad elektrirattaga ja jälle väntan edasi, et kus see piir sinu kui teaduri jaoks läheb, kui palju siis peaks sportima? No viimasel ajal üha rohkem pööratakse tähelepanu targale sportimisele, mitte enam lihtsalt massile, et vanasti oli no pain, no gain, et lihtsalt pead kannatama ja siin on isegi näited, kus rattur trennis teeb, talle öeldakse, et tee seda, ei, ma olen nõus pigem tund aega rohkem sõitma seda samasugust lihtsalt mahtu taga ajama selle asemel, et tegeleda mingite konkreetsete ülesannetega, mis on ebamugavad, kuna ta pole harjunud seda tegema. Et üldiselt õpitakse vigadest, et raske on luua sellist efektiivset skeemi juhul, kui sa ise seda ei koge. Aga koolkondadest hakkab tekkima ja ma tegelikult hüppaksin selle Ampleri näite juurde, et kui nad müüvad 90% ratastest välismaale elektriratastest, siis suured turud on, ma usun, Saksamaa, Holland, seal Prantsusmaa, kus sõidetakse rattaga juba niigi palju. See näitab, et need, kes sõidavad praegu tavalise kondijõul, et nemad vahetavad oma ratta välja, see ei ole mitte uus põlvkond, kes siseneb rattaga sõitma, vaid et osa ütlevadki, et ei jaksagi, et teekski natuke kergemaks selle asja. Et osa neid inimesi, kes avastavad, et elektrirattaga saab selle utilitaarse ehk punktist A punkti B transpordi ülesanne lahendatud, siis nad võib-olla enam selle kehalise pingutuse juurde tagasi ei tulegi. Et nad leiavad, et see on piisavalt hea tervise säilitamiseks, mis ongi tihtipeale õige, kuna päris rattaga nad tegid natuke liiga palju trenni, pingutasid, eesmärgid olid teised võistelda.
aga nad saavad selle meelehea kontaktide arvu kaugele liikuda, et ta arvatavasti muudab selles kultuuris ka, et on see Venn diagramm, et on need võistlevad ratturid ja siis lihtsalt postiljonid eraldi. Ja siis hakkavad tekkima mingisugused ühisosad, kus siis tekib küsimus, et kes oma varasemalt seda raskuskeset muudab. Arvatavasti nii mõnedki inimesed, kes on hakanud võistlema, aga mõeldes, et see on mulle tervisele kasulik, sest motivatsioon on tervisele kasulik, aga võistlusega tekib see kerge hullus kaasa, siis nemad kukuvad uuesti tagasi sellesse, et okei, elukvaliteet on tähtis, liikumine on tähtis, võistlus ei olegi niivõrd palju tähtis, aga ma saan selle elektrirattaga sõidetud. Ja osa inimestel arvatavasti on see, et elektriratas is not enough anymore ja siis ma lähen ikkagi, panen seal natukene ennast rohkem proovile. Et arvatavasti sellist üleminekut hakkab siin tekkima. Mis sa arvad, kui suur turg võib olla elektriratastel maailmas üldse? Oi, seda ma peaks vastama tasu eest ilmselt. See on äriplaanid. Ampleri inimesed on seal tagumises selles. Ei, ma arvan, et nemad on arvutanud seda välja, et kui ikkagi tootmiseks on raha vaja, siis nad peavad seda raha ju otse sellest vahetust müügist ei saa, et nad peavad ikka kedagi ära rääkima, mis see potentsiaal on. Aga jah, ma ei oska seda numbrit täpsemalt öelda, et selle saab teatud mõttes kaudselt tuletada, et just et see linnatransport erinevates kohtades ka, et me ei saa seda sama numbrit öelda, et Tallinna ja Tartu puhulgi sa tõid näite, et see käitumise vajadus ei ole sama ja Euroopa ja Eestimaa näiteks sissetulekute erinevus ka ja klimaatiline erinevus ka. Aga ma usun, et ta on sellist olemasolevast rattapargist võib-olla, et võtab sellise veerandi potentsiaalselt enda alla. Et need, kes juba sõidavad, osa siis langevad välja, osa tulevad uued sisse, aga et enam võib-olla võtab sellise veerandi, võiks juba kõhutunde pakkumine olla. Ja Ampleri inimesed kindlasti peavad investoritele rääkima, et vähemalt pool on võetud 5 aastaga. Või kõigil on vähemalt teine Ampleri ratas kodus, et kui nad aeg-ajalt sõidavad. Ja Hollandis on ka, et kiiver pannakse pähe ja sõidetakse oma selle ägedama rattaga nädalavahetusele, aga ülejäänud aeg sõidetakse selle naistekaga tööle, et kus on korv ja lapsed peal. Aga jah, et nii, kui sa ütlesid, et kodus peab mitu ratast olema, mis rattur sa oled? Aga Ampler on meil järgmine esineja, et kujuta ette, Kristjan, kui sina oleks ka seal Ampleri meeste pundis, sind on ära räägitud ja saad ka kaasasutajaks ja siis sa räägidki teadurina, kui oluline see ikkagi on, et sul on nagu 2 ratast kodus ja kuidas see ikkagi kehaliselt hästi mõjub. Ma mõtlen seda, et see on kõva äriplaan ju. Ei, vaheldamatult. See oma tegevus loob sulle ikkagi motivatsiooni teatud asju näha, teatud asju mitte näha. Et siin teadusel on teatud mõttes arbiitri roll, et öelda nii takka kiita kui ka kritiseerida, kusjuures teadus ise ei ole ju tõe kriteerium, aga vähemalt see metoodiline baas ja see vaatlejate hulk on natuke suurem, et kainestada ka seda entusiasmi. Ja jällegi tõesti maailmale otsa vaadates ongi näha, et entusiasm tavaliselt viib kõigepealt vastu seina ja siis õpetakse, see on niisugune Gartner, mis on analüüsifirma. Gartneril on hype cycle. Kõigepealt esimesed asjad, mis välja tulevad, siis meedia ja ajakirjandus, kõik haagivad selle positiivse, optimistliku tuleviku narratiivi, siis jõutakse sinna hästi kõrgpunkti, kus hakatakse küsima, aga see ka ja kui palju see maksab, liiga kallis ja seda ei saa ja siis ta hakkab kukkuma sellesse lootusetuse orgu. Ja vaat seal kaotavad investorid raha, turg kaob tagant ära, juba uus asi on seal mäe otsas, mis ütleb, et meie oleme paremad ja osa tulevad siis sellest lootusetuse orust välja umbes 10 aastaga. Ja siis nad on niivõrd palju õppinud, niivõrd palju kulutusi teinud, mida nimetatakse targaks kulutuseks, et nad tulevad võivad välja hoopis teistsuguses kasutusmodaalsuses. Et isegi selle Segway puhul hakati hiljem rääkima pigem meditsiini ja muudest rakendusest ja nüüd me näeme Segway'd vast kõige rohkem on linnas turistide transport, et vaatamisväärsuste vahel. Aga alguses ta pidi lahendama hoopis inimeste liikumise, nii et see on selline õppimise tsükkel, mis paistab, et võtab päris mitu aastat aega ja see entusiasm on see entusiasm tuleneb just sellest, et mis müts sul peas on. Kui sa oled see tootja, kelle ööune rahu sõltub sellest, et kas järgmine päev ostetakse või investor või pank sulle laenu annab, et siis sa ju teist juttu ei räägikski.
aga kuidas tavalise inimesega on, kes nii-öelda sport ka ju tekitab tohutu sellise motivatsiooni algul, entusiasmi, tulemused lähevad ka üles, ma teen järjest rohkem trenni, panen veel kõvemini, aga siis ühel hetkel tuleb see hädaorg. Kas inimestega on enam-vähem sama tsükkel, kui võtame sellise spordi? Vägagi. Majanduses on teada return on investment, ehk kui sa investeeringut suurendad, siis su tulemus läheb paremaks. Ostad kõigepealt odava ratta, siis paned natuke raha juurde, saad parema ratta. Lõpuks ostad nii kalli ratta, et sellega ei raatsi sõita ka. Et sa tegelikult ei saa neid asja lineaarselt kasvatada, vaid sa saavutad selle platoo. Ja treeningus on näha ka, et sa teed teatud trenni, su tulemus läheb paremaks. Ja kui me vaatame jõusaalide või ütleme spordiklubide tegevust ka, et nad peavad seda ruutmeetrit üle müüma siin USA näitel 8-12 korda. Et kui kõik inimesed trenni tuleksid, siis keegi sinna ära ei mahuks. Aga see ruutmeeter peab tootlik olema. Aga miks siis inimesed sinna trenni ei tule? Aga sellepärast nad umbes 3-4 kuuga avastavadki, et rohkem ei lähe paremaks, aga trenni peab endiselt tegema, riided ka enam uued ei ole. Ja jäävadki need aknad tulevad, väiksed augud tulevad sisse. Sa pead teistmoodi hakkama trenni tegema, et keha otsib kogu aeg optimumi. Ehk ta stagneerub, ütleb, et ma juba tean, kuidas ma sulle reageerin, kui sa jälle seda pikka trenni lähed tegema. Nüüd tuleks võbati jõudu teha kiirust, mis iganes. See on see, kus see asi muutub keerulisemaks. Ei olegi, muidu oleks ju kõik treeningu õpikus kirjas või siis selle kella peal kirjas. Aga me saavutame esialgse, kui me hakkame natuke aktiivsemaks muutma, siis 20-80 reegel, et 20% pingutust, 80% paranemist. Aga ülejäänud 20% hüve kättesaamiseks sa pead 80% sellest pingutusest tekitama. See on see, kus kulud kasvavad ja hakkavad tekkima riskikäitumised ka, et oi, siin pakuti huvitavaid vitamiine, et ma olengi jäänud ma olen päris palju, ma olen kalli varustuse ostnud, ma olen palju laagrites käinud, aga panen tulemus ei parane, naaber juba läheb mööda. Aga siin Kalle pakkus mingit huvitavat vitamiini. Ja siis oledki ohutsoonis. Jah, nendest lugudest me täna rääkima ei hakka, kus siis veel suuremates ohtud satub, aga meil on siin häid kuulajaid, et nüüd on küsimuste voor täpselt 10 minutit aega, et küsimused Kristjanile. Kõike võib küsida? Kõike ei või küsida. Ja kui paljud teist on regulaarsed rattaga sõitjad? Need pooled umbes. Kas te tahate endale elektrimootoriga ratast ka? Sina tahad, miks sa sina okei. Arusaadavalt. Sa ei taha, sul on ju. Ja miks ülejäänud elektriratast praegu nagu ettevaatlikud olete, et ega see jutt ju ära ei hirmutanud? Et kui muutimiseks oleks ta selline mõnus, et linnas tahad võib-olla tööle minna kas või, et siis ei lähe higiseks, eks ole, on nagu hea viisakalt, jõuad kohale või lähed sõpradele külla õhtul, eks ole, et teinekord täiesti... Ja kuhu sa kingituse paned? No küll leiab selle koha, korvi või kuskile, et ei ole probleemi. Aga siis oleks ju mitu ratast koju vaja? Jaa, meil nagunii on mitu ratast kodus. Okei. Kui on üks juures, ei ole hullu või 2. Et rattaid ongi mitu vaja, et ikka maanteele ja siis ikka midagi nagu metsa minemiseks ja midagi linnas käimiseks. Et rattaid on jah, nii ongi. Kui pikk su distants on kodus tööle minekuks või mis see niisugune tsükli suurus on? No mul hetkel ei olegi sellist distantsi, et ma töötan tegelikult kodus, aga et ma mõtlen nagu, et... Aga poes käid jalgsi või autoga? Jah, nii ja naa, jah. Või trenni näiteks, kui jõusaali või kuskile minna, et siis ma vahel käin rattaga näiteks, eks ole, et selliseid kohti on küll, kus tegelikult, et ei raatsi võtta seda maanteeratast, mis on ju tegelikult kallis ja silmatorkav võib-olla, et oleks mingi natukene lihtsam ratas või siis mingi selline, millega on tõesti nagu mugavam sõita võib-olla puhaste riietega, eks ole, et midagi sellist. Nagu su ratas maksab seal 3000 eurot. Kuhu seda paned? No panen ikkagi poe juurde ketiga kinni, et ei ole hullu.
okei. Eestis ei ole vist see nii hull probleem, et ei julgeks. No küsi varaste käest, kas on hull probleem või ei ole. Nii ja naa, jah. Aitäh. Mul jah, selline üks küsimus tekkis, et kas need elektrirattad on nagu piirkonniti ka, et näiteks põhja pool arvatavasti ju talvel ei saa neid kasutada. Et kus need, kas need kuskil Kanadas või niimoodi ka populaarsed on? Ega praegu ei ole see ju paika loksunud, et proovitakse ka talvel sõita, et sa võid näha neid fatbike'e siin Eestis ka sõitmas, aga need iga aasta käivad natuke vähemaks, et mitte ei tule juurde, et mille käest inimesed kogevad, et ikka raske ja külm on. Ja siis sa hakkad seda akutehnoloogiat ka mõtlema, et selle mahtuvus sõltub temperatuurist. Aga ma mõtlengi seda, et vaata praegu räägite, et see tõuks või elektriratas nagu lihtsustab tööl käimist, eks. Aga see ongi ainult reaalselt ju kuskil Lääne-Euroopa, eks ole, Inglismaa, Saksamaa, eks. Aga Rootsis või Norras ei ole ju alternatiiv tegelikult. See on kindlasti üks väljakutse on see, et kui me kevadel ostame, siis meile tundub kõik super ilus. Nagu öeldakse, et millal purjeka omanik on rõõmus, ta on 2 korda rõõmus, siis kui ostab ja siis kui purjeka saab maha müüa. Et ma arvan, et selle elektriratta risk võib olla teatud hetkest alates, et kui sa näed, et see kasutusaeg läheb suhteliselt lühikeseks ja kui isegi temperatuur ei ole, aga näiteks porine ilm, et kui sina ütlesid, et jõuad ilusasti tööle, et siis sa ikkagi jõuad sinna kas sellises kosmonaudi kostüümis või siis oled porine ja see on juba väikene ebamugavus, kui on täna mingi tähtis koosolek. Ja siis ta hakkabki, vaatad, et see modaalsus, seda kasutuskordade arv hakkab paika loksuma ja siis kõrvaltvaataja, sinul on juba ratas olemas, aga kõrvaltvaatajad ütlevad, et ei. Et kuna sa ju kaebled tööl seal kohvilaua juures, et täna on raske ja jäin hiljaks sellepärast, aga jah, et see kliima on vaieldamatult üks tegur, millega peaks arvestama. Ja teine, mis ma olen tähele pannud, see ei ole ju lõplik tõde, on see, et vist alguses sai räägitud ka, et kui see maastik on suhteliselt tasapinnane, et siis see populaarsus on väiksem ja kui maastikus on rohkem sellist mägist, siis inimesed leiavad, et mägede ületamiseks mul on kogu aeg olnud mõtted, et ma sellepärast ratast ei võta, aga nüüd ma võtaks endale selle ratta, et siis ma hakkan kehaliselt aktiivseks muutuma, mäest on kergemini ülesse ja võib-olla siis juba tekivad 3 asja, et see on, kui suur on see distants, milline on kliima ja milline on siis see maastik, kus see ratas ära tasub transpordivahendina. Kui te rattaga sõidate, kas te kannate kiivrit ja kui, siis miks? Põhjendus ühe või teise kasuks, kahjuks? No mul on äge kiiver, ma selle pärast kannan. Ei, ma sõidan maantee rattaga päris palju ja selles suhtes ma olen täiesti reflektoorselt panen kiivri pähe, et tundub väga imelik ilma kiivrita sõita täiesti. Aga miks 80% inimestest sõidavad ilma? Sellepärast, et nad ei sõida niivõrd palju ja nende see sõitmisviis on just see transpordi ja meelehea sõit, et kui mul on natuke selline sportlikum sõidu taust, siis see kiiver on nagu selles kultuuris juurde kasvanud, aga see, kui tullakse lihtsalt, et oi, et ma lähen ju poodi, see kiiver tundub väga imelik. Ja siis vaadatakse loomulikult ka seda, et Hollandis, Taanis, Rootsis, Prantsusmaal ei ole väga seda kiivrit selle mammal ja papal, kes hommikul saia lähevad ostma. Et ma arvan, et sealt tuleb see sõnum, et kiiver on investeering ja uuringud näitavad, et kuigi meil oli see kampaania, mis kampaania iseenesest ei ole halvalt motiveeritud, aga maailmas on piisavalt palju ka neid tõendid, mis ütlevad, et see kiivri olemasolu või mitte olemasolu väga palju see dramaatilisust tagajärgi ei muuda. Et see on see, peamine on see kukkumise oht, mitte see, et sa sõidad ohutult ja püsti seisad, siis selle kiivril väga suurt efekti ei ole. No nii, ei ole rohkem. Siis Kristjan, suur tänu